Tere, head vaatajad ja kuulajad! Algab 3. saade sarjast Räägime kirikust. Ja kirikust räägivad täna taas portaali Meie Kirik toimetuse liikmed. Mina olen Veiko Vihuri, peatoimetaja, ja teisel pool ookeani Ameerika maal on minuga ühinenud hea kolleeg Enn Auksmann. Tere, Enn! Tervist! Meie saade läheb eetrisse vahetult enne nelipühasid. Ja seetõttu oleme valinud saate teemaks kirik ja püha vaim. Tahaksime arutleda nelipühade tähenduse üle ja selle seotuse üle kristliku kirikuga, aga saate lõpuosas on meil veel mõned teemad varuks, millel lühidalt peatume. Aga ma teeksin meie arutelu saate otsa lahti küsimusega selle kohta, miks nimetatakse nelipühasid kiriku sünnipäevaks. Kui me otsime pühakirjast, täpsemalt evangeeliumitest välja mõned teised kohad, siis võiksime kiriku või ristikoguduse sündi seostada näiteks jüngrite või apostlite kutsumise ja valikuga Jeesuse poolt. Võiksime mõelda Jeesuse ristisurmale Golgatal ja tema ülestõusmisele 3. päeval hauast, mis on ju täiesti uut epohhi rajavad sündmused inimkonna ajaloos. Või siis võiksime rääkida kiriku sünnist sellel hetkel, kui üles tõusnud Jeesus ilmus oma jüngritele, apostlitele, puhus nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Ja ta andis neile ülesande minna kõike maailma, kuulutada evangeeliumi, ristida rahvad ja õpetada neid pidama kõike, mida ta on käskinud. Miks just nelipüha on see sündmus, millest loetakse ristikoguduse kristliku kiriku algust? Ole hea, Enn. See küsimus on tegelikult, võiksime öelda, isegi natukene vastuoluline, sellepärast et ma olen kuulnud tõepoolest ägedaid vaidlusigi sellel teemal, kas on õige nimetada või pidada nelipüha kiriku sünnipäevaks, sest et kui seda tehakse, ja see on nüüd ilmselt vast kõige otsesem vastus, mille ma oskan anda sellele küsimusele. Kui seda tehakse, siis sellepärast, et see oli päev, mil apostlid, konkreetsemalt apostel Peetrus, pidas oma esimese avaliku jutluse, mille tulemusena pöördus ja ristiti ning liideti kogudusse umbes 3000 hinge või 3000 inimest. Ja see tähendab seda, et kirikust sai siis teatavas mõttes selline avalik institutsioon, mitte tänapäeva mõistes avalik õiguslik, aga avalik selles mõttes, et meile ütleb ka pühakiri, et enne seda olid jüngrid koos isekeskis lukus uste taga, aga nüüd lähevad nad välja ja kuulutavad avalikult ning nendega liitub üha enam ja enam inimesi. See tähendab, et kui ka tegemist ei oleks kiriku sünnipäevaga, siis tegemist oleks igal juhul kiriku nii-öelda avalikuks saamise päevaga. Ja muidugi me ei tohi unustada seda poolt, mis seisneb Jumala püha vaimu tulemises apostlite peale. Seeläbi täitub Jeesuse tõotus saata püha vaim, saata läkitaja, kes annab tunnistust tema jüngrite, tema apostlite sees ja võiks isegi öelda nende eest ja teeb nad seeläbi ise Kristuse tunnistajateks, nii nagu ta neile ütleb, alates Jeruusalemmast kuni maailma äärteni. Aga kui ma ütlesin, et tegemist on natuke vastuolulise teemaga,
et ma olen kuulnud selle üle ka suuri vaidlusi, siis näiteks üks võimalus või üks variant, kuhu paigutada kiriku sünnipäev, mida ma olen kuulnud, on võib-olla nii mõnelegi ootamatult hoopis suure neljapäeva õhtu, kus Kristus, olles koos oma jüngritega õhtusööma ajal, seab sisse armulaua sakramendi ja armulaua sakramenti on nimetatud ka kirikuks saamise või koguduseks saamise sakramendiks. Seeläbi, millest me tegelikult kõnelesime põgusalt ka meie esimeses saates, et inimesed, kristlased tulevad kokku, võtavad vastu ühte Kristuse ihu ja saavad seeläbi üheks Kristuse ihuks. Samuti ma olen kuulnud, et kiriku sünnipäevaks on nimetatud suurt reedet ja väga konkreetselt seda hetke, kui Kristus oli ristil surnud ning sõdur avas piigiga tema külje ja sealt voolas välja veri ja vesi, mis sümboliseerib ristimist ja taas armulaua sakramenti ja need on siis need Jumala annid, jumalikud armuvahendid, mille läbi inimesed saavad kiriku liikmeteks, sünnivad uuesti püha vaimu ja vee läbi ning elavad või püsivad kiriku liikmetena, olles kosutatud ja ühendatud Kristuse ihu läbi. Aga nüüd, et seda juttu, mis võib-olla nii mõnelegi tundub veidi segane või laialivalguv, kuidagi jälle konkretiseerida, siis tegelikult me võiksime seda võrrelda ju, kui me räägime juba sündimisest ja sünnipäevast, selle viisiga, kuidas inimene siia sellesse maailma tuleb. Me oleme harjunud pidama inimese sünnipäeva ja loeme inimese elu algust tihtipeale, ütleme siis praktikas, just nimelt sellest hetkest, mil keegi nägi ilmavalgust, aga me teame, et inimene on olemas juba 9 kuud, umbes 9 kuud enne seda oma ema üsas. Ta saab alguse väga väikesest olevusest, mõned ei nimetagi seda olevuseks, aga mina leian siiski, et inimelu algab eostamise hetkest ja siis ta kasvab ja areneb seal ema ihus ja lõpuks ta tõepoolest näebki ilmavalgust. Just selliseks ilmavalguse nägemise päevaks me võime nimetada, nii nagu ma ennist juba ütlesin, ka nelipüha, apostlid, jüngrid tulevad välja lukus uste tagant, kuulutavad, nende hulka lisatakse 3000 vast ristitut, aga juba enne seda on nad olnud olemas tõepoolest sellest hetkest peale, mil Jumala sõna, Jeesuse kutse sõna seeme nende südamesse langes ja seal vilja kandma hakkas. See on pikk protsess ja selle protsessi puhul tasub tihtipeale meeles pidada ka seda, mis eristab meid Jumalast, et Jumal on sõna otseses või täiuslikus mõttes igavene ja see tähendab, nii nagu filosoofid ja ka suur teoloog Aquino Toomas on seda sõnastanud, tal on kõik ajad ühes hetkes või ühe korraga. Jumala jaoks on kõik kogu aeg reaalselt olevikus praegu, olgu see meie mõistes minevik, olevik või tulevik, aga meie inimesed elame ajas ja me ka vajame aega selleks, et teatud arengud võiksid toimuda ja ka meie ise võiksime küpseda. Nii et needki asjad, mida sina nimetasid, on tegelikult osa sellest küpsemisest, võiksime siis öelda sellest kiriku embrüonaalsest arengust. Mõtleme näiteks selle peale, kuidas Jeesus jüngreid kutsudes ütleb, et ma teen teist inimese püüdjad, kuidas ta ütleb mäejutluses neile, teie olete maa sool ja maailma valgus, kuidas ta tõotab Peetrusele, sinule, sellele kaljule ma rajan oma kiriku ja põrgu väravad ei võida seda ära, kuidas ta viimasel õhtu sööma ajal räägib sellest, et
et Peetrus tegelikult salgab ta ja tema kari, tema lambad pillutatakse, aga kui sa pöördud, ütleb ta Peetrusele, siis pead sa jälle koguma ka mu lambad kokku, kuidas ta pärast ülestõusmist Peetrusele ilmudes ütleb talle, hoia mu tallesid, hoia mu lambaid nagu karjane. Nii et kõik need on sellised, ütleme, teatud hetked, võib-olla teatud sõlmpunktid selle arengu teel ja nagu öeldud, nelipüha on siis see päev, kus see kõik saab avalikuks, näeb ilmavalgust. Tänapäevases kristlikus teoloogias armastatakse kirikut nimetada rändavaks Jumala rahvaks. See mõiste esineb konkreetselt Teise Vatikani kirikukogu dokumentides. Ma ei ole praegu kindel, kas seda on tarvitatud teoloogide poolt järjekindlamalt juba varasemates dokumentides. Kindlasti see mõiste ise ei ole uus, aga ma meenutan seda sellepärast, et enne ristikoguduse sündimist, enne kiriku asutamist või tekkimist oli ju olemas Jumala rahvas, see rahvas, keda me nimetame Iisraeliks, vanalepingu kogudus, kelle kõrvale või kelle asemele astub nüüd nelipühal uue lepingu kogudus. Ma ei tahaks tänases saates väga süvitsi arutella vanalepingu rahva, Iisraeli ja ristikoguduse või kiriku omavaheliste suhete ja vahekorra üle, aga mida me võiksime öelda selle vahekorra kohta nelipühadest lähtuvalt? Kas nelipühad tähistavad seda momenti, kus Jumal on kõrvale jätnud oma senise rahva ja valinud endale uue rahva? Või milline on õigupoolest see järjepidevus Jumala rahva vahel enne Kristust ja pärast Kristust, eriti kui me mõtleme sellele kujundile rändav Jumala rahvas, see, kes Kainist ja Aabelist alates, nagu väga ilusasti Püha Augustinus seda ütleb, on rännanud läbi ajastute õndsuse poole. Ka siin on tegemist jällegi vastuoluga ja ma arvan, et tõepoolest tänane saade ei ole see koht, kus hakata neid vastuolusid lahkama või koguni lahendama. Ma arvan, et kõige lihtsam viis, kuigi see kõige lihtsam ei tähenda, et seegi oleks lihtne, aga kõige lihtsam viis on püüda järgida siin apostel Pauluse mõttekäiku, sest apostel Pauluse jaoks on see olnud äärmiselt tõsine ja valus küsimus. Kuidas saab olla nii, et tema oma rahvas, Iisraeli rahvas, kellele on antud kõik tõotused ja kellel on olemas pühakiri, on lükanud kõrvale selle, keda on tõotatud ja keda on aastasadu oodatud? Kuidas see saab nõnda olla? Ja Paulus annab sellele küsimusele, võiksime öelda, erinevaid vastuseid. Aga kaks kõige olulisemat või kaks sellist, milles kõik teised on kokku võetud, on järgmised. Esiteks, põhjus, miks Iisraeli rahvas oma suures osas, ja ta peab siin silmas just nimelt etnilisi iisraellasi, on Kristuse tagasi lükanud, on tema arvates selles, et see on andnud Jeesuse apostlitele, tema jüngritele, missionäridele motivatsiooni minna paganate juurde. Avanud neile tee paganate juurde ja tegelikult ka see on midagi, mida on juba ju Vanas Testamendis ette kuulutatud. Eriti prohvet Jesaja oma Jumala sulase lauludes, nagu neid nimetatakse, kõneleb sellest, et too Jumala sulane, kelles kristlased näevadki viimselt Messiat Kristust, ei ole saanud ülesandeks mitte ainult koguda Iisraeli rahvast, vaid viia Jumala pääste kõigi rahvasteni ilmamaa äärteni. Nii et esimene apostel Pauluse vastus on tegelikult väga pragmaatiline. Ta tõdeb, et
või ta arvab vähemalt, et kui Iisrael ei oleks Kristust tagasi lükanud, sõnumit õnnistegijast, Messiast, Jeesusest Kristusest, siis vaevalt, et apostlitel, jüngritel oleks tulnud pähe minna teiste rahvaste juurde. Kuna aga see niimoodi sündis, siis on evangeeliumi jõudnud kõikide inimesteni. Ja kui me loeme apostlite tegude raamatut, loeme sealt Pauluse missioonireisidest, siis me näeme, et üks asi kordub seal igal pool. Kõigepealt läheb ta juutide juurde, kohalikku sünagoogi või kokkukogunemise kohta, kui sünagoogi ei ole, kuulutab neile Kristust ja kui siis nemad ei võta Kristust vastu, alles seejärel ta läheb paganate juurde. Nii et Pauluse teoreetiline arutelu rajaneb tegelikult tema enda praktilisel kogemusel. Aga teine vastus sellele küsimusele, mis on muidugi teoloogiliselt märksa olulisem, seisneb selles, et apostel Paulus ei loe Iisraeli rahvast mitte Moosese seadusest, mitte Siinai lepingust alates, vaid Jumala poolt Aabramile antud tõotusest alates. Ja ta ütleb, et tegelikult ei ole Iisrael mitte see, kes on või kes kuulub siis nii-öelda etnilise Iisraeli rahva hulka, kuigi ta ei tarvita selliseid termineid, vaid tõeline Iisrael on need, kes on tõotuse lapsed. Ja apostel Pauluse jaoks on täiesti selge, et see tõotus, mis Abrahamile on antud, et sinu seemnes või nagu vahel ka eesti keelde tõlgitakse sinu soo nimel, aga õige on sinu seemnes, õnnistavad endid kõik rahvad või õnnistatakse kõiki rahvaid. See tõotus kõneleb just nimelt sellest Abrahami seemnest suure algustähega, kelleks ongi tõotatud Messias, tõotatud Kristus. See tähendab, et kõik need, kes on tõotuse lapsed, kes on ristimises rõivastatud Jeesusesse, Kristusesse, püha vaimu ja vee läbi uuesti sündinud ning usuvad temasse, on ta vastu võtnud. Kõik need on Abrahami lapsed ja kõik need ongi tõeline Iisrael. Nii et apostel Paulus ja võime siis öelda pühakiri võib kõnelda küll kahest Iisraelist selles mõttes, et üks nendest oleks siis nii-öelda etniline Iisrael ja apostel Pauluse lootus või tema kindlus on, et ka see suures osas viimsel ajal pöördub, saab kristlasteks, aga tähtsam on see, et tegelikult nii-öelda vaimulikult on olemas üks Iisrael, üks Jumala rahvas ja see on seesama Jumala rahvas, kes Vanas Testamendis elas nende tõotuste täitumise ootuses ja kes nüüd uue lepingu, Uue Testamendi aegadel ongi selle tõotuse lapsed. Nii et kui me räägime Iisraelist, kui me mõtleme näiteks Iisraelile antud tõotustele, siis vaimulikus mõttes oleme meie kõik kristlased Iisrael. Ma olen ka alati olnud sellisel arusaamisel, et kristlik kogudus või kristlik kirik on Iisrael, kuigi teoloogiliselt võib siin tekkida teatavaid raskusi, kui me hakkame seda vana lepingu Iisraelit võrdlema ja küsima, et kas siis see nüüd ongi lõplikult kõrvale heidetud. Aga ma praegu sellel teemal isegi ei peatuks pikemalt. Ma usun, et see teema on väärt, et selle juurde mõnes järgmises saates tagasi tulla. Sest ka meil Eestis on ju tegelikult paljud kristlased harjunud käima pühal maal ja väga meelsasti osalevad seal kokkupuudetes juutidega ja saavad osa nende kommetest, nii et ilmselt see teema vääriks lähemat vaatlemist ja selgitamist. Aga ma tuleksin selle sinu poolt väljendatud mõtte juurde tagasi, et kui nii, siis me võiksime rääkida ühest ainsast Jumala rahvast, kes siis on Jumala poolt valitud ja kutsutud,
kellele on antud tõotused, kelle juurde on saadetud prohvetid ja prohvetite hulgas on olnud neid, kes on kuulutanud püha vaimu tulekut ja väljavalamist. Sündmus, mis just leiab aset nelipühal. Nii et meil on tegemist selle sama Jumala rahvaga, kellele nüüd vastavalt nendele prohvetite tõotusele on välja valatud püha vaim ja kellest Jumal kujundab oma kiriku, kus ei valitse enam Moosese seadus, selles mõttes nagu ta enne konstitueeris Jumala rahva, vaid kus valitseb Jumala sõna, evangeelium ja sakramendid, meil ümber see uus, jah, ma isegi nüüd eksin selle sõnaga, mitte uus, vaid see sama Jumala rahvas koguneb uuel viisil. Võib-olla tänapäeva kristlased on, mitte kõik, aga paljud kristlased on harjunud mõtlema Jumala tegudest läbi isikliku kogemuse prisma. Ja küllap see meile kõigile on mingis mõttes omane, sest meil kõigil on oma usulised kogemused, oma ärkamised ja pöördumised. Aga mulle tundub, et me võime siin ka kergesti komistada ja muutuda liialt enesekeskseks, tõlgendades Jumala püha vaimu tööd väga individualistlikult, mõeldes eeskätt sellele, kuidas meie oleme usule tulnud, kuidas meie oleme Jumala leidnud, kuidas meie oleme saanud äratust ja nii edasi ja nii edasi. Paljud kristlased räägivad sellest. Kuidas me võiksime näha ja mõista püha vaimu tööd kirikus laiemalt? Ma ei mõtle ainult üksikute inimeste ärkamises, usule tulekus, pöördumises, vaid just nimelt koguduses või kirikus laiemalt. Sest sageli arvatakse, et näiteks liturgia, rituaalid, hierarhia, institutsioonid ja kõik muu seesugune on midagi kõrvalist, millel ei ole õieti Jumala vaimuga mingit pistmist ja Jumal on ainult leitav inimese südames, inimese hinges ja seal sünnib see õige püha vaimu töö. Mida sa selle peale kostaksid? Selle peale tuleb mulle kõigepealt meelde ühe Saksa piiskopi, see oli Saksa katoliku kiriku piiskop. Tema selline kalambuur, ta küsis ühes jutluses, et mis siis juhtuks, kui see oli, ma arvan, et see oligi nelipüha jutlus, mis siis juhtuks, kui Jumal täna mitte ei saadaks meile oma püha vaimu, vaid otsustaks, et sellel nelipühal võtab ta oma kirikult püha vaimu ära. Ja tema vastus oli enesekriitiline, just pidades silmas Saksa kirikut. Ta ütles, et kuskil Ladina-Ameerikas või Aafrikas või Aasias oleks tohutu katastroof, sest et kui Jumal võtaks oma püha vaimu ära, siis kirik laguneks. Aga meil Saksamaal töötaks kirik edasi nii, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Ja tema kriitika oli suunatud just nimelt sellele tohutule bürokraatlikule masinavärgile, milleks tema arvates on tema kirik muutunud. Ja mulle tundub, et see, kuigi ilmselt see ei ole päris 100% tõde, mida ta ütles, et selles naljas on siiski teatav tõde ja see tõde seisneb selles, et inimesed, kuigi me eriti evangeelsete kristlastena oleme varmad tunnistama, et me saame õndsaks üksnes armust ilma käsu tegudeta, oleme siiski väga-väga keskendunud just nimelt oma inimlikele tegudele ja ka inimlikule kogemusele või inimlikele kogemustele. Ja see viimane puudutab just nimelt ka arusaamist sellest, mismoodi töötab Jumala või tegutseb Jumala püha vaim. Inimesed tihtipeale ootavad või nõuavad
mingeid, kuidas öelda, väliseid märke ja erakorralisi sündmusi ja ka arvavad, et selleks, et siis nii-öelda püha vaimu saada, et püha vaimu väest osa saada, selleks on vaja ka ise mingisuguseid mingeid tegusid, mingeid asju teha, aga kiriku õpetus ja siin võib öelda ka spetsiifiliselt, eriliselt rõhutatuna Luteri kiriku õpetus vastavalt luterlikele usutunnistuskirjadele ütleb, et Jumal annab oma püha vaimu usu äratamiseks ja kinnitamiseks ja inimeste uuesti sünnitamiseks ja hoidmiseks oma sõna ja sakramentide kaudu. Ja see tähendab seda, et igasugune selline puhas individualistlik lähenemine on täielikult välistatud. Ei saa olla nii, et inimene ise otsustab, et minust saab nüüd kristlane. Sellepärast, et minul on mingisugused tõekspidamised ja mingisugune usk. Esiteks on see juba puht praktiliselt võimatu seetõttu, et ei ole võimalik, et inimene, kellel ei ole näiteks ligipääsu Jumala sõnale, ma pean silmas kirjutatud Jumala sõna piiblit, et tema võiks kuidagi tulla iseenesest sellisele ideele, et on Kristus, kes on ta lunastanud, vaid ta peab selle kuskilt saama. Ta peab selle saama kellegi käest, nii nagu seda on põlvest põlve edasi antud ja see, mida on põlvest põlve edasi antud, kui me kasutame selle kohta võõrsõna, mis tuleb ladina keelest, siis see on võib-olla paljude üllatuseks, võib-olla mõnedele isegi jahmatuseks, see on traditsioon. Kui kristlaste hulgas on palju neid, kes justkui põlgavad midagi traditsioonilist, ütlevad, et kõik peab olema uus, siis see ei ole lihtsalt võimalik, sellepärast et me oleme midagi või me kõik oleme selle, mis meil on nende käest saanud, kes on olnud enne meid, seda on edasi antud ja see ongi traditsioon. Ja teiseks, nagu ma ütlesin, sellele lisanduvad sakramendid ehk siis välised armuvahendid. Jeesus ütleb, et ükski, kes ei ole sündinud veest ja vaimust, ei saa Jumala riiki. Ja see tähendab, et Jumal ise, kes võiks meid ükskõik kuidas õndsaks teha, on sidunud oma armu ja kristlaseks saamise ja kristlaseks olemise nende väliste märkidega. Kui Jeesus puhub oma püha vaimu apostlite peale ja ütleb, kellele teie patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele teie patud kinnitate, neile on need kinnitatud, siis kuigi tema saab patte andeks anda või patte kinnitada, kuidas ta iial tahab, ilma igasuguste apostlite või inimeste abita, siis ta on selle sidunud just nimelt selle kiriku ametiga, mida tihtipeale nimetatakse ka isegi natukene kuidagi halvustavalt või põlastavalt hierarhiaks. Ja see ongi. See hierarhia tähendabki, see ongi nii-öelda püha algus, kui me püüame seda sõna kuidagi eesti keelde tõlkida ja selleks pühaks alguseks on Kristuse enda seadmine. Kui Kristus ütleb, et kui te ei söö minu liha ja ei joo minu verd, siis ei ole teis elu, siis see tähendab, et ta on sidunud igavese elu, igavesse ellu minemise ja kristlasena elamise armulaua sakramendiga. Ja taas seda ei ole võimalik nii-öelda ise kuidagi teha või esile kutsuda. Ja kui apostel Paulus kõneleb kirikust kui Kristuse ihust, siis ta ju räägib ka sellest, et me oleme ühendatud, me oleme kokku liidetud ühe vaimu läbi, see püha vaim, kes tõepoolest või kelle kaudu tõepoolest Jumal elab igas ühes meist, on ka kiriku vaim, kirikut elustav jõud, võiksime ütelda. Ja kui keegi tahab ennast sellest tervikust lahutada, tahab olla ainult tema ise, siis on ta nagu ihust ära lõigatud liige
ja ta sureb. Ta võib arvata, et ta elab, aga tegelikult ta sureb vaimulikult. Ma mäletan Toronto endist õpetajat ja Toronto Peetri koguduse endist õpetajat ja Välis-Eesti peapiiskopi ja piiskopi Andres Tauli, kes 90ndatel aastatel Eestisse tulles ja siin loenguid lugedes süstemaatilisest teoloogiast armastas ikka rääkida ühte isiklikku kogemust ühe oma koguduse liikmega, kes paraku jäi Eesti koguduse elust kõrvale ja kui Andres Taul teda koguduse õpetajana siis tänava peal või kusagil mujal juhtumisi kohtas ja küsis, et kuhu ta kadunud on, miks ta enam kirikusse käib, siis sai ta vastuse, et see inimene oli leidnud ühe teise koguduse, ühe mustanahaliste koguduse ja ta kiitis, et seal on ikkagi kõik asjad palju erksamad ja värskemad ja ma ei mäletagi enam neid sõnu, mida ta oli kasutanud, aga üks väljend on mulle jäänud meelde, et niipea kui sa astud nende koguduse uksest sisse, siis sa tunned, et seal püha vaim on nii paks, et võid lausa noaga lõigata. Et see siis rääkis selle inimese avastusest, et selline tasane, traditsiooniline, välja peetud Eesti luteri kogudus, sellise põhjamaise sisekaemusega võiks öelda ja panna sinna kõrvale siis selline elav, rütmiline, pulbitsev mustanahaliste kogudus, et inimesel võib-olla tõesti tekib selline moment, võrdlusmoment ja talle tundub, et see, mis on nagu meie jaoks olnud traditsiooniline, et see ei kõneta teda enam, see tundub talle igav, argine ja hall, aga selles uues kohas, selles uues koguduses Jumal kõnetab teda palju vahetumalt ja otsesemalt. Ja küllap ei peagi selleks tingimata üles otsima mõnda mustanahaliste kogudust Ameerikamaal või Kanadas. Küllap selliseid, ütleme, karismaatilisi või ka nelipühi suunaga kogudusi on Eestiski mitmel pool. Aga siit tulebki minu selline järgmine mõte või õigupoolest küsimus, et kuidas me saaksime aidata oma koguduse liikmetel või ka nendel inimestel, kes on alles hakanud otsima teed Jumala ja kiriku juurde, kuidas me saaksime aidata neil näha ja mõista püha vaimu ligiolekut ja tööd just nimelt traditsioonilises kirikus, kus võib-olla inimene tunneb, et see on kombe täitmine ja võib-olla isegi ilus ja kaunis traditsioon teatud pühadel, jõuluõhtul, ülestõusmispühal kirikus käia, teatud puhkudel, olgu siis lapse ristimine, vanaema matus või mõni muu selline, aga kui inimene ei oska ikkagi näha või ta ei tunneta Jumala ligiolekut kõigis nendes rituaalides ja kommetes ja siis ta võibki ühel hetkel avastada enda jaoks selle vaimuliku elu hoopis teises kohas, kusjuures see ei pruugi olla sugugi ülesehitav ja edasiviiv tingimata. On täiesti enesestmõistetav, et inimene otsib ja vajab ka teatavaid väliseid kogemusi või selliseid olukordi, mis aitavad tal siis mõtestada ja süvendada tema seesmist kogemust. Nii et ma olen kaugel sellest, et kuidagi halvustada mitmesuguseid erinevaid väliseid vagadusvorme, mis võivad tõepoolest olla teinekord ka väga, väga valjuhäälsed, aga kõige selle juures tuleb ikkagi pidada silmas seda, mis või õigemini kes on meie usu
keskpunkt. Ja siinkohal, rääkides näiteks nendest samadest välistest nii-öelda väeilmingutest, mida tõepoolest paljud inimesed kirjeldavad erinevaid kogudusi külastades, tuleb mulle meelde prohvet Eelia kogemus, millest on meie kirikus, meie kiriku pühakirja lugemiste kava järgi ka alles äsja juttu olnud. Prohvet Eelia kogemus Hoorebi mäel, kus Jumal ilmutas ennast talle, aga mitte tormituules, mitte tules, mitte maa värisemises, vaid vaikses tasases sahinas või sosinas, nii nagu me seda heebreakeelset väljendit võime ka tõlkida. Ja see peaks panema väga-väga tõsiselt mõtlema igaühe, sest et jah, tõepoolest meile räägitakse ka sellest, kuidas Iisraeli rahvalegi Jumal ilmutas ennast suurte vägevate ilmingute, väeilmingute kaudu. Aga kui me loeme pühakirja, siis üks asi, mis sealt ikka jälle silma jääb, on see, et kui Jumal ennast niimoodi inimestele ilmutab, siis inimesed on kohkunud, nad langevad maha nagu surnud ega saa midagi teha. Ja asi läheb paremaks siis, kui Jumal neid ühel või teisel viisil nii-öelda tasaselt, vaikselt puudutab ja vaikse häälega ütleb või koguni sosistab, tõuse üles, ära karda. Ja mida see mulle ütleb, on see, et nende väliste ilmingute juures tihtipeale inimene näebki seda välist ja lõpuks keskendub iseendale ja oma enda kogemustele, kuigi tegelikult juhul, kui Jumal taolisi väliseid ilminguid kasutab, see kõik peaks olema suunatud tegelikult ikkagi sellele, et inimene viimselt keskendub siis nagu öeldud sellele, kes on meie usu keskpunkt ja see on Kristus. Ja mõtleme nüüd natukene selle asja peale, kuidas siis tegelikult on, milles siis seisneb tegelikult kristliku usu keskne sõnum. See seisneb selles, et Jumal on oma armastuses meie langenud patuste inimeste vastu läinud nii kaugele, et on andnud oma ainusündinud poja meie eest kannatustesse ja risti surma. Ja kahtlemata see on midagi, see on sõnum, mis täidab meid tänu ja hõiskamisega. Aga see peaks ju olema, see peaks igale inimesele olema selge, see peaks ju olema selline tänu ja hõiskamine, mis väljendub eeskätt vaikseks jäämises ja alandlikuks saamises sellesama Kristuse risti ees. Kui nüüd vastata küsimusele, et kuidas siis aidata neid meie inimesi, siis ma arvan, et ainult seeläbi ongi võimalik inimesi aidata, suunata nende pilk Kristusele, kes on ka sinu eest, ka sinu pattude pärast kannatanud ja surnud. Mõista, et see tõepoolest, see ongi nii. Meil ei ole tänapäeval kombeks rääkida palju pattudest, aga kui me võtame sellesama nelipüha sündmuse ja loeme Apostlite tegude raamatu 2. peatükist, mis seal siis toimub ja mida apostel Peetrus kuulutab Jeruusalemmas ja mida ta soovitab, mida ta ütleb neile, kes tulevad ja küsivad tema ja teiste apostlite käest, et mida nad tegema peavad, siis ta kuulutab ikkagi patust pöördumist, ta kuulutab seda sama arusaamist, et mulle tuleb meelde ühest eestikeelsest 20. sajandi alguses ilmunud jutluste kogust selline väljend, et iga meie meelega tehtud patt on kuidas seal oli öeldud, kui kõrvakiil Kristusele või piitsahoob tema selga, vist umbes nii. Võime seda võrrelda ka naelte löömisega Kristuse kätesse ja jalgadesse. See on nii. Niisiis, mis on see püha vaimu tegutsemine ja tegu meie elus või milles see peaks seisnema või seisneb,
oma täiuses, see on esiteks selle usu kasvatamine ja süvendamine meis, et Kristus on meid lunastanud, et Kristus on minu eest kannatanud ja surnud ning minu ühelt poolt suunamine alandlikkuses, vaikses, imetlevas alandlikkuses tema jalgade ette, tema risti ette ja teiselt poolt muidugi minu üles ehitamises sellisel viisil, et ma üha enam ja enam saan vabaks kõigest sellest, mis lahutab mind Jumalast ja mis paneb Kristuse minu pärast kannatama. Ja lõpetuseks mulle tuleb meelde ja mulle tohutult meeldib see näide, ma olen seda palju kasutanud, nii et võib-olla mõni meie vaatajatest, kuulajatest on seda ka kunagi minu suust kuulnud või kuskilt lugenud. Mulle meenub see, kuidas keskaja suur õpetlane, teoloog Aquino Toomas külastas püha Bonaventurat, kes oli teine suur teoloog ja õpetlane ja avaldas talle oma vaimustust ja imetlust tema tarkuse ees ja küsis või palus, et püha Bonaventura näitaks talle oma raamatukogu, kus ta on ammutanud kõik need oma loendamatud tarkused ja püha Bonaventura viis ta ühe oma toa seinal oleva krutsifiksi ristilöödu kuju juurde ja ütles talle, siin on minu raamat. Ma võtaksin omalt poolt selle meie tänase saate esimese ja peamise teema kokku mõttega, mida just mõnda aega enne meie saate salvestust lugesin. Nimelt see mõtteavaldus kõlab nõnda. Ei ole kristlust ilma kirikuta. See tähendab teisisõnu, et kui sa oled kristlane, kui sa oled saanud kristlaseks, kui sind on ristitud, siis sa ei saa olla enam kirikust väljaspool või kirikust lahus või mõelda endast nii, et sa ei kuulu kirikusse. Ja kõik see, millest ka sina just äsja rääkisid, et lõppude lõpuks tuleb meil vaikseks jääda Jeesuse risti ees ja ammutada sealt oma tarkust, võtta sealt vastu armu, pattuda andeks andmist, elu ja õndsust, et kõike seda me ei saa ju lahus üksinda, vaid me saame seda tänu sellele, et Jumal on kutsunud meid oma koguduse, oma rahva liikmeteks, et on meid vastu võtnud. Ja siin ongi nelipühade väga oluline sõnum ja tähendus, et see ei ole mitte lihtsalt üks imeline sündmus 2000 aastat tagasi või peaaegu 2000 aastat tagasi, kui toimus vaimu väljavalamine, selline teatav ekstaatiline, karismaatiline sündmus, vaid et siis pandi alus ristikogudusele, kelle liikmeks ka meie oleme kutsutud ja meie ju saame sakramentide läbi osa sellest samast vaimust. Mulle tuleb meelde vestlus ühe õigeusu preestriga juba aastaid tagasi, kui ta ütles väga tagasihoidlikult ja alandlikult armulaua pühitsemise kohta, mida ta preestrina teeb. Õigupoolest ta ütles nii, et mina ei tee siin midagi, mina palun, et Jumal teeks. Ja küllap see hoiakuna peaks iseloomustama mitte siis ainult preestreid, vaimulikke, vaid tegelikult kõiki kristlasi, et see, mida meie saame teha, on tegelikult üsna vähe. Jah, Jumal jätab meile teatud osa ja rolli meie teekonnas tema juurde, aga tegelikult on tema see, kes astub esimese sammu. Tema on see, kes meid uuesti sünnitab veest ja vaimust. Ja lõppude lõpuks kõik see, mis meil ka usulises mõttes on, ei ole meie enda saavutus, vaid see on Jumala
arm ja tema kingitus meile. Aga ma hea meelega liiguksin edasi veel teisegi teema juurde, mida meil oli plaanis tänases saates puudutada. See on nimelt jätkuks koroonapandeemia teemale, mida siin oleme erinevates seostes ka oma varasemates saadetes käsitlenud. Aga sa tahtsid juhtida tähelepanu ühele arengule või olukorrale Ameerikas seoses selle koroonapandeemiaga. Jaa, Ameerikas on nii, et nii nagu me oleme varem ka rääkinud, kirikutes on avalike jumalateenistuste pidamine olnud kas keelatud või siis võimalik äärmiselt suurte piirangutega ja põhiliseks piiranguks on olnud see, et koos tohib olla ja sinna hulka on arvestatud ka vaimulikud kirikuhoones korraga kuni 10 inimest. Ja see on muidugi tekitanud paljudes pahameelt ja arusaamatust. Näiteks lugesin ühe Ameerika piiskopi sõnavõttu, kus ta räägib, et tema toomkirik või katedraal mahutab umbes 1000 inimest. Ja see tähendab seda, et selles kirikus saaks kõiki kehtestatud reegleid järgida ka nii, et seal oleks tunduvalt rohkem kui 10 inimest kohal, aga reeglid on kõikidele ühesugused, olgu tegemist siis väikese nii-öelda tubakogudusega või tohutu suure katedraaliga. Ja nii nagu ehk mõni on ka kuulnud ja lugenud, paar päeva tagasi võttis ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sellel teemal sõna, mis puudutab avalike jumalateenistuste lubamist ja ta väljendas ka hämmastust, mida ma olen kuulnud paljudelt teistelt inimestelt, et kuidas on nii, et näiteks viinapoed ja abordikliinikud on nii-öelda eluliselt vajalikud, see tähendab, nemad on võinud oma tegevust ka eriolukorras jätkata, aga kirikuid ei peeta eluliselt vajalikeks ja nende tegutsemine on kas keelatud või siis äärmiselt rangelt piiratud. Donald Trump lubas selles oma esinemises, et kui kubernerid ei muuda oma korraldusi, siis teeb seda tema. No see on tekitanud muidugi tõsiseid vaidlusi siin Ameerika ühiskonnas, kuna vastavalt põhiseadusele või õigemini põhiseaduse 10. parandusele kuuluvad sellised teemad, sellised otsused eranditult kuberneride ehk osariikide tasandile ja presidendil ei ole õigus neid korraldusi muuta. No, need, kes presidenti toetavad, ütlevad, et aga on olemas ka esimene põhiseaduse parandus, mis tagab usuvabaduse ja vabaduse oma religiooni praktiseerida. No ma ei oska öelda, mis sellest kõigest välja tuleb, ma siiski arvan, et küllap ka kohalikud võimud hakkavad tasapisi oma seisukohti selles asjas muutma. Aga mis puudutab nüüd Californiat, siis Californias on minu viimastel andmetel vähemalt 3000 kogudust või kirikut teatanud, et 4 pühal nad igal juhul peavad avaliku jumalateenistuse. Sõltumata siis sellest, kas kuberner seda lubab või ei luba. Ma arvan, et teatavas mõttes on tegemist ka surveavaldusega või katsega kubernerile survet avaldada. Võib-olla selle nädala jooksul veel tuleb mingeid muudatusi, nii et jumalateenistuste pidamine 4 pühal muutub ka legaalseks. Aga ükskõik, kuidas sellega on, igal juhul vähemalt 3000 kirikut siin on teatanud, just Californiat ma pean silmas, et jumalateenistus, avalik jumalateenistus 4 pühal toimub. Ja minu jaoks on see tegelikult äärmiselt sümboolne, sest nii nagu me pühakirjast võime lugeda ja nagu juba ka nimetatud, enne 4 püha olid jüngrid koos isekeskis ja suletud või lukus uste taga ja 4 pühal nad tulid välja ja kirik sai avalikuks, nii nagu ma ennist nimetasin. No nüüd on meil midagi samasugust toimumas.
oleme olnud juba tükk aega suletud uste taga ja nüüd on siis paljud kogudused, paljud vaimulikud otsustanud, et on aeg minna välja, öelgu ilmalikud võimud, mis nad tahavad. Eks vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb, aga ma olen kuulnud küll ka seda, et on mitmeid kogudusi, ka suuremaid kogudusi, kus on peetud jumalateenistusi. Kuulsin ühest, kus oli koos umbes 200 inimest. Politsei oli tulnud sinna küll kohale, aga kuna oli järgitud mitmeid ohutuseeskirju ja inimesed kandsid maske ja olid desinfitseerimisvahendid ja nii edasi, siis politsei vaatas asja üle ja läks rahulikult edasi ilma jumalateenistust peatamata või veelgi vähem rahvast laiali saatmata. Ja hiljuti mulle ka üks kohalik vaimulik ütles, et tegelikult, nagu on välja tulnud, on kuskil isegi mingisugune selline seaduse säte, mis ütleb, et jumalateenistuse takistamine ükskõik kelle poolt, kaasa arvatud politsei poolt, on ebaseaduslik. Nii et Ameerika, nii nagu paljud ilmselt on lugenud ka mitmesuguseid selliseid kurioosseid näiteid Ameerikas siiamaani kehtivatest seadustest. Olen varem öelnud ja kordan jälle, Ameerika on seaduste ja eriti just seaduse tundjate või kirjatundjate, advokaatide ja kohtunike maa. Nii et ega siin ei ole tegelikult väga kerge isegi otsustada, et mis siis nüüd on lubatud ja mis on keelatud. Kõik sõltub sellest, kui head advokaati sa saad endale lubada. See viib mu mõtted Prantsusmaa arengutele. Ka portaalis Meie Kirik oli hiljaaegu uudis selle kohta, kuidas see oli vist 11. mail andis Prantsuse valitsus välja uue määruse, mis puudutas kirikuid. Nimelt otsustati avalikke jumalateenistusi veel mitte lubada. Kirikus tohtis pidada, kui ma õigesti mäletan, siis ainult matuseid, mis on siis nii-öelda hädavajalik. Selline hädaolukord, mida edasi lükata on väga keeruline. Ja kus siis tohtis osaleda maksimaalselt 20 inimest, mitte rohkem. Ja samas maikuus juba tehti algust teiste asutuste, institutsioonide avamisega Prantsusmaal. Nii et usuühingute juhtidel, ma ei tea täpselt, millised usulised ühendused siis kohtusse kaebasid Prantsusmaa valitsuse ja nad said kohtult toetuse osaliseks. Nimelt kohtu määrus või kohus otsustas, et valitsus on eksinud proportsionaalsuse nõude vastu, et see kirikutele kehtestatud avalike jumalateenistuste keeld on ebaproportsionaalne ja et see ka rikub usuvabadust. Ja meenutame siin juures, et nii Prantsusmaa kui Ameerika Ühendriigid on mingis mõttes kaksikud. Esimesed sekulaarsed riigid, mis sündisid 18. sajandil, ülejäänud maailma riigid või vähemasti õhtumaised läänekultuuri riigid olid veel nii-öelda vana režiimi esindajad, aga need olid siis kaks sellist vabariikliku korraldusega ja sekulaarse korraldusega riiki, kus siis kuulutati ühelt poolt usuvabadust või religioonivabadust, aga teiselt poolt, eriti Prantsusmaal, astuti ka samme selle piiramiseks. Selles mõttes on tegelikult need arengud väga huvitavad ja minu meelest ka tervitatavad, et nii Ameerikas kui ka Prantsusmaal võetakse ikkagi vähemasti kohtu tasandil religioonivabaduse printsiipi tõsiselt ja leitakse, et juhul, kui tõesti valitsus on sunnitud kehtestama teatud piirangud usuühingutele või kogudustele, jumalateenistuste piirangud ja muud seoses siis kas mingi viiruse epideemiaga või mingil muul põhjusel, et siis need peavad olema proportsionaalsed. Ei saa olla nii,
lihtsalt keelatakse kirikusse minna, uksed pannakse kinni. Me teame, et seda nii mõneski riigis Euroopas tehti. Näiteks Kreekas, mis on ju tegelikult väga usklik maa. Aga jällegi see näitab võimude suhtumise erinevust ja tegelikult ilmselt see näitab ka võib-olla seda ühiskonna mingisugust alushoiakut, et ma ei oska seda kommenteerida, aga igal juhul on see väga tervitatav areng ja ma loodan, et ka Ameerikas, mitte ainult Californias, vaid ka teistes osariikides hakkavad need piirangud kirikutele leevenema. Ma küsin sinu käest, kuidas on nende katoliku piiskopkondadega Ameerika Ühendriikides, juhul kui sa tead seda, et kes otsustasid ise avalikud missad lõpetada, ilma et kohalik võim oleks neid selleks kohustanud. Kas on nad oma otsuseid muutmas ja tagasi tulemas avalike missade pidamise juurde? Jaa, ma olen kursis küll rohkem sellega, mis toimub siin piirkonnas, kus mina elan. Selle maakonna nimi, kus ma elan, on Orange County ja selle Orange County enam-vähem piirides on ka vastava nimetusega Rooma katoliku piiskopkond ja siinne piiskop on andnud teada, et alates 14. juunist nemad taastavad avalike jumalateenistuste pidamise, nii et see puudutab siin seda kohalikku katoliku kirikut. Ka teistes piiskopkondades olen ma kuulnud enam-vähem sarnastest otsustest, nii et nad tasapisi hakkavad tagasi pöörduma, aga ma tean, et väga paljud Ameerika katoliiklased just on äärmiselt kriitilised olnud oma piiskopide ja piiskopkondade suhtes, kuna eriti just katoliku kirik on ju harjunud sellega, et armulauast on võimalik osa saada mitte ainult kord kuus või kord nädalas, nii nagu paljudes luterlikes kirikutes, vaid igapäevaselt. Ja kus on ka rõhutatud pihi äärmiselt suurt tähtsust inimese elus, kuigi tõenäoliselt neid, kes regulaarselt pihil käivad, ei ole väga palju, aga ikkagi nüüd just pihi osas, mida ma eile lugesin ja mis on taas tekitanud väga-väga tõsiseid probleeme ja vaidlusi, on see, et mõnedes piirkondades on kohalikud võimud andnud korralduse, et inimesed, kes osalevad jumalateenistustel või kiriku talitustel, tuleb registreerida. Selleks, et kui ilmneb mingisugune uus haiguse puhang, viiruse puhang, siis on võimalik nii-öelda vaadata, kust koha pealt see on alguse saanud. Ja see puudutab siis, või vähemalt mõnedes piiskopkondades, katoliku piiskopkondades on otsustatud, et see puudutab ka pihil käimist. Ja see on siis toonud kaasa olukorra, kus inimene läheb kirikusse, ta ütleb, et ta soovib pihtida ja siis tahetakse tema nimi kirja panna. Minu teada see peaks olema põhimõttelises vastuolus, kui mitte kehtiva kiriku õigusega, siis vähemalt kiriku aastasadade pikkuse traditsiooniga, kus pihisaladuse alla ei kuulu mitte ainult see, mida on siis pihi käigus räägitud, vaid kus pihisaladuse alla kuulub tegelikult ka pihil käiva inimese identiteet. See tähendab, et preester, isegi preester ei pea seda teadma, aga ta võib seda teada. On kasulik, kui preester seda teab, kui ta tunneb seda inimest, aga see ei ole kohustuslik. Aga ükski teine inimene ei tohiks tegelikult seda teada, rääkimata sellest, et see oleks kuskil mingites registrites kirjas. Võib-olla ma eksin selles mõttes, et võib-olla see ei ole sellisel viisil sätestatud kiriku õiguses, aga vähemalt nendest ka moraaliteoloogia käsiraamatutest või õpikutest, mida mina olen kasutanud, olen ma just seda lugenud, et ka siis inimese identiteet tegelikult kuulub pihisaladuse alla, nii et olukord on keeruline ja tundub, et kirik, katoliku kirik, aga ka mõned õigeusu
jurisdiktsioonid Ameerikas on kehtestanud endale piiranguid, mis on isegi rangemad ja veelgi raskesti mõistetavamad kui riigi poolt seatud piirangud. Aga ma tahan tulla tagasi selle juurde, mida ma enne ütlesin, kui ma ütlesin, et väga palju sõltub sellest, kui head advokaati keegi võib endale lubada. Ma arvan, et ma ei mõelnud selle peale, kui ma seda ütlesin, aga pärast tuli mulle see pähe, et eriti nelipüha eel või nelipüha ajal see kõlab ka kuidagi mitmetähenduslikult ja lootustandvalt, sellepärast et püha vaimu kohta tarvitatakse ju evangeeliumis, Johannese evangeeliumis, kus Jeesus räägib sellest, et ma läkitan teile püha vaimu trööstija või lohutaja, nii nagu see eesti keelde tavaliselt on tõlgitud. Seal tarvitatakse tegelikult sõna, mida me võiksime tõlkida ka eesti keelde kui advokaat, kaitsja. Ja sama sõna kasutatakse esimeses Johannese kirjas Jeesuse enda kohta. Nii et tema on meie kaitsja, püha vaim on meie kaitsja ja see on täielikus kooskõlas sellega, mida Jeesus ütleb ja tõotab oma jüngritele, et kui te peate kõnelema ükskõik kelle ees, ka maavalitsejate ees, kui teid ka taga kiusatakse, siis ärge muretsege, sest et mitte teie ei pea rääkima, vaid püha vaim annab teile, mida rääkida. Tema ise kõneleb teie eest, tema on see teie eestkõneleja, tema on teie advokaat ja teie kaitsja. Nii et tulles tagasi või püüdes kokku võtta ka seda temaatikat, ma arvan, et ka siin on oluline usaldada Jumalat, tema sõna ja paluda, et Jumal oma püha vaimuga meid valgustaks ja juhataks ja õpetaks tegema seda, mis on õige, kui võimalik, siis kooskõlas inimlike seadustega, kui aga mitte, siis ei ole midagi parata ka nende vastu astudes. Ja, see oli väga huvitav ja tähelepanuväärne mõte, ka mulle tuli see sama pähe, kui sa hakkasid seda teemat arendama, et püha vaim on ju meie advokaat, meie advokaatus. Aga ja see panebki mõtlema, et sageli ei pruugi me pöörduda mitte mõnda advokaadibüroosse, vaid otsida eeskätt abi Jumalalt ja pühalt vaimult, millega ma ei taha öelda, et vajadusel ei peaks kasutama ilmaliku advokaadi abi, aga meie prioriteedid peaksid olema paigas. Aga nüüd saate päris lõpus tahaksime mõne sõnaga rääkida ka meie portaali tulevikust. Veebileht Meie Kirik on tegutsenud varsti juba 13 aastat. 1. juunil saame 13-aastaseks. Me alustasime oma tegevust aastal 2007, 1. juunil, tollal vanemal veebilehel, mille aadress oli meiekirik.ee. Aastal 2015 tegime uue veebilehe uue veebiaadressiga meiekirik.net, mis on ka täna kasutusel. Aga nüüd viimastel nädalatel oleme vaeva näinud ja suurem vaevanägija oled kahtlemata sina uue kujundusega, millega me siis nelipüha laupäeval oma lugejate ette astume. Ilmselt see kujundus ja üldse see uuenemise protsess peaks signaliseerima meie tahtest ja kavatsusest seda vabatahtlikku tööd edasi teha, mida oleme seni oma veebilehe ülevalpidamise juures ja selle heaks ja nimel teinud. Nii et kuigi me teeme seda ju oma muude kohustuste kõrvalt, oma vabast ajast, tahame siiski kristlikul meediamaastikul vahendada oma lugejatele ja teistele
huvilistele huvitavaid artikleid, samuti ka uudiseid kristlikust maailmast. Tahame teha seda ajaga kaasas käies selles mõttes, et vähemasti oma kujunduse ja välisilme poolest aeg-ajalt uuenedes. Ja võib-olla sa tahad ka omalt poolt selle uue kujunduse kohta midagi öelda, seda enam, et põhivaevanägija oled sina olnud. Selle uue kujunduse puhul ma tahan rõhutada lihtsalt seda, et meie eesmärk ei ole muidugi olnud või meie see põhjus, miks me oleme seda uut kujundust nüüd teinud, ei ole mitte lihtsalt selles, et me tahame muutuda. Võib-olla me tahame ka aeg-ajalt ise midagi uut ja teistsugust. Aga peamine põhjus minu jaoks ja eesmärk on, et meie lehel avaldatavad materjalid võiksid olla inimestele lihtsamini ligipääsetavad, et see üldpilt oleks selgem ja kuidagi ka erinevad rubriigid oleksid paremini kättesaadavad. Muidugi me oleme võtnud eeskujuks seda, mismoodi näevad välja paljud teised uudistelehed või ajalehed või portaalid. Ega meil seal midagi originaalset ei ole. Nii suured asjatundjad selles valdkonnas me kahjuks ei ole. Loodetavasti oleme suuremad asjatundjad selles valdkonnas, millesse me oleme Jumala poolt kutsutud. Aga ma tahan öelda tegelikult 3 asja. Esiteks ma tahan tänada kõiki neid, kes on vastanud meie üleskutsele meie tööd ka rahaliselt toetada. Nii nagu me oleme rõhutanud, me ei võta ise selle töö eest tasu, vastupidi, me oleme ise panustanud selle töö tegemisse, aga väga suur abi, väga suur tugi ka näiteks selle sama saate salvestamisel praegu on teie annetustest. Nii et see on esimene asi, suur tänu kõigile, kes on meid rahaliselt toetanud. Teiseks, kui me nüüd avame selle uue kujundusega veebilehe, siis olge head ja kasutage seda. Ja kui te leiate sealt mingeid vigu või oskate anda mingeid häid soovitusi, kuidas asju teha teisiti ja paremini, siis olge head, ärge kirjutage sellest sotsiaalmeedias, vaid saatke selle kohta otse üks e-kiri, kas minule või Veiko Vihurile. Need aadressid on ka meie kiriku veebilehel kättesaadavad ja tehke häid konkreetseid ettepanekuid. Me kindlasti arvestame neid, kui see on vähegi võimalik ja meile endale ka mõistlik tundub. Ja kolmandaks, ma kutsun jätkuvalt üles seda tööd toetama ka rahaliselt, kui vähegi võimalik, sest et kuigi me ei maksa mitte kellelegi töötasu, mis oleks ju tore, kui kellelegi nii-öelda kaasautoritele oleks võimalik seda teha, me ise seda ei taotlegi, aga me seda ei tee, meil ei ole seda võimalik teha, siis ikkagi meil on teatavad püsikulud ja sellepärast me oleme äärmiselt tänulikud igaühele toetuse eest, aga eeskätt me oleme muidugi tänulikud, kui te võtate ja loete meie veebilehte, kui te palvetate meie eest, kui te mõtlete kaasa ja kui te püüate ka koos meiega oma igapäevases elus kaasa töötada Jumala suurimaks auks ja ka tema rahva ja tema kiriku hüveks. Meie kiriku üks olemasolu eesmärke ongi kaasa aitamine kristliku kiriku igapäevases töös. Ja me teeme seda oma tagasihoidlike ja nappide vahenditega, oma piiratud oskustega, aga siiski lootes, et need materjalid, mis ilmuvad meie portaali veergudel,
et need ühel või teisel viisil aitavad kaasa Jumala tööle meie rahva seas, meie kirikus, erinevates konfessioonides tegelikult, sest me ei ole nii rangelt konfessionaalne väljaanne, vaid oleme püüdnud kajastada laiemat vaatenurka. Aga oikumeenia teemast, erinevate konfessioonide teemast tahame kindlasti kõneleda teile mõnes järgmises saates. Ka mina tänan omalt poolt kõiki meie toetajaid, meie lugejaid, ka selle saate vaatajaid. Soovin kõigile kaunist suve ja loodan, et kohtume peatselt taas mõnes meie vestlussaates või siis olete kindlasti oodatud lugema ja vaatama meie pisut uuenenud portaali www.meiekirik.net. Olge hoitud! Aitäh, õnnistatud nelipüha kõikidele!